Nii, aga enamus publikust tundub, et on kohal. Nagu meile Algisega meeldib teha, siis väike selline publiku võimlemine ka ette, et siis alustame sellest. Tõstke käsi kõik, kes on kunagi mõne kinnisvaraobjekti flippinud. No nii. Tõstke käsi, kes tahaks kunagi mõne flippi ette võtta, aga veel ei ole seda teinud. Mõne võrra rohkem käsi. Ikka päris palju rohkem. Ja tõstke käsi, kes ei tea üldse, mis asi flippimine on ja kuidas nad üldse siia ruumi praegu sattusid. Mõned eksinud hinged ka. Üks noormees tõstis käe, aga sul on veel aega, ära muretse, et jõuad. Nii et ühtegi eksinut ei olnud või oli? Oli, seal oli. Jah. Aga ära mine, kes sa eksinud oled, sa oled tegelikult õiges kohas, sa veel ise ei tea seda. Siim, aga räägime sellest, et mida meie flippimise all mõtleme üldse, et me oleme ise ka flippinud, siin oli üks flop oli ka üsna lähedal, aga õnnestus ikkagi sealt kergemalt välja tulla, et võib-olla teeme kerge definitsiooni ka inimestele siis. Meie siis mõtleme ilmselt siin paneelis ka, meil saavad külalised pärast kas nõustuda või mitte flippimise all seda, et ostetakse kinnisvara, parendatakse seda kuidagi, võib-olla ei tehta midagi, võib-olla tehakse kapitaalremonti ja siis müüakse maha. Oleme me samal lainel? Jah. Kas me oleme külalistega samal lainel? Enam-vähem, väga hea. Nii, aga Julia ja Aleksei, hakkame siis sellest pihta, et kõigepealt rääkige lühidalt, kes te olete, kust te tulete ja millised kogemused teil kinnisvara valdkonnas ja flippimises siis konkreetsemalt on. Julia, alustame sinust. Ja tere kõigile. Minu kinnisvara karjäär siis algas mingi 7 aastat tagasi, kui ma töötasin kinnisvara arendaja juures Capital Hill ja töötasin finantspositsioonidel ja viimased aastad siis elukondliku valdkonna investeeringu juhina. Ja flippimiseni jõudsin selle kaudu, et kuna palgatööl minu laenuvõime potentsiaal oli nagu ennast juba ammendunud, rohkem kinnisvara laene ei saanud, siis pidi kuidagi teistmoodi hakkama mõtlema, kuidas saab kapitali kasvatada. Ja flippimine tundus selline loogiline koht, kuidas edasi minna. Aleksei. Jaa, tere kõigile. Minu teekond on alustanud kuskil 11 aastat tagasi, 2014, kus me abikaasaga ostsime pulma kingitusrahaga esimese objekti. Tänaseks on 11 aastat möödunud. Alates 2022 olen tegelenud ka flippimisega ja korterite remontiga. Ja flippimisega on siis siiamaani umbes 20 objekti tehtud ja üüriportfellis mul on nii elukondliku kinnisvara kui ka ärikinnisvara, äripinda. Ma tean väga paljud eestlased, neile meeldib teiste raha lugeda. Ma küsin ära kohe selle pulma rahaga ostsite korteri. See oli äripind. Ei, ma mõtlen, et ostsite kinnisvara ostsite. Kas sul on nii rikkad sõbrad või oli see väga odav kinnisvara? Ega see ei olnud kogu summa, vaata. See oli osa sellest summast. Algis minu meelest ei tabanud üldse naelapea pihta. Mina küsin, kuidas leida selline abikaasa, kes sellise asjaga nõus on? Ta ise leidis mind tegelikult. Strateegiline. Siis tasub avatud olla lihtsalt. Okei, aga selline filosoofiline küsimus teile mõlema, et kas teie arvates on flippimine, investeerimine, ettevõtlus või töö? Juuli, alustame sinna. Ja no ma arvan, et see võib olla mis iganes, kes mis tähenduse sinna paneb, et seda saab teha niimoodi, ma ei tea, hobina on ju pühapäeva õhtuti, aga minu jaoks on see selline hobist välja kasvanud ettevõtlus. Sest et seal on, reeglina mõeldakse, et flippimine on enamasti seotud ehitusega. Tegelikult see on selline väga lai valdkond, mida sa pead valdama, et kogu see finantseerimine, juriidiline pool, see, et need asjad üldse kokku jookseksid, sa pead olema hea suhtleja, müügimees ja mis iganes veel. Et kuna mulle selline sebimine sobib, siis tundus nagu õige valdkond, millega tegelda. 100% nõus, et
investeerimine see küll ei ole väga aktiivne tegevus. Kui tegeled sellega üksinda, siis võib-olla see on töö. Kui tahad nüüd ka suuremalt, siis on ikka ettevõtlus ja tiim peab olema ka taga. Okei, sa ütled, tiim peab olema taga, et ma siis küsin kohe ära, et kui mastaapselt te teete, et mitu objekti tavaliselt korraga töös on? Minul on korraga 3 objekti, et aasta tagasi oli veel, põhimõtteliselt meil oli 2 objekti ühe kaasinvestoriga, ehk siis 2 peale, täna on 3 objekti paralleelselt töös. No mul tavaliselt üle 3-4 paralleelselt ei ole. Natuke käib üle. Maksimum võib-olla 5. Kas teil on oma kindel ehitus nagu koostööpartner või te kasutate erinevaid partnereid, et kuidas see pool korraldatud on? Mul on olnud selline keeruline aeg nende ehitajatega, et kuna ma olen aktiivselt ikkagi suht uustulnuk selles valdkonnas, siis olen katsetanud siin igasuguseid skeeme, olen ühe ettevõttega oleme suhted lõpetanud, siis natukese pärast uuesti alustanud, oleme ühe ehitaja võtnud ja jällegi lahku läinud ja praegu kaalume ka seda, et võiks nagu tööle võtta kedagi. Valus küsimus. Ütleks niimoodi, et olen proovinud tööle võtta, olen proovinud väljaspoolt võtta, et praegu ma ütleks, et minu jaoks kõige parem on siis väljaspoolt kedagi võtta. Et siis tunne on natuke parem sees. Aga kas see 3 kuni siis 5 objekti, see on päris suur vahe, aga kas see on selline optimaalne, mis korraga töös võiks olla, et te sellepärast sellest numbrist üle ei lähe? Üks inimene saab maksimum 5 objekti juhtida nagu projektijuhina, et kui sa tegeled üksinda, siis maksimum 5 minu arust. Rohkem on juba natuke keeruline. Ma arvan, et ma juhiks 10 objekti ka ära, et see on mul selline ambitsioon. Aga kuna ma tegelen paralleelselt veel teiste inimeste nõustamisega ja nii sisekujundusvaldkonnas kui finantsvaldkonnas tegelikult, siis ma võin küll öelda, et mul on jooksvalt paralleelselt niimoodi 10 objekti, 10 teemat laual kogu aeg. Väike tähelepanu, et minu jaoks on ka olnud hobi, mitte peamine töökoht. Ma pööran selle küsimuse natuke teistpidi ja need väikeinvestorid, kes siin saalis on ja võib-olla mõtlevad, et võtaks ühe flipi objekti endale nii-öelda, ongi pool kõrvaltegevuseks, et katsetaks ära. Mis te arvate, kas selline asi on mõistlik, optimaalne, kas seda tasub üldse teha? No alati, millalgi on ju alati esimene objekt, et kui on kindel soov alustada, siis miks mitte. Või võtta kohe 3 korraga? Aga see sõltub sellest, et mis skeemiga te finantseerite objekti. Juhul, kui teil on oma objekt olemas, mingisugune vanema korter, mis ei eelda eraldi finantseerimist, teil remondiks raha olemas, siis hinnake ära, mis on selle väärtus täna, kui palju te investeerite ja mis hinnaga te maha müüte. Et kui sealt tundub, et on marginaal ehk kasum on sees, siis võib ju proovida. Aga muidugi selles suhtes, et pange julgelt sinna eelarvesse, korrutage 2, 3, mis iganes, sest et summad kipuvad suuremaks minema, tähtajad venima ja see on selline täiesti tavaline praktika. Et ma arvan, meil on need juba enam-vähem paika loksunud, me oskame üsna täpselt eelarvestada, aga alustavale kindlasti tuleb väga hoolikalt teha seda eeltööd. Esimene objekt kindlasti võtke, proovige ja võtke aega kuskil 6 kuni 12 kuud. Siuke soovitus võib olla. Okei, finantsid panevad alati piiri ette, aga kui me võtame nii-öelda sellise, kui seda on võimalik kuidagi üldistada, milline oleks üks hea esimene objekt, mida inimesed võiksid vaadata, need käed, kes siin püsti olid enne, et mis see alustamiseks nagu hea asi võiks olla? Kas see on mingi selline, nagu me Siimuga nimetame, mugavusflip, et sa ei pea täis renoveerimist tegema, et sa võib-olla, ma ei tea, värvid mõne seina ära, vahetad tapeedi ära ja mööbli ja sa saad juba mingi hea tulemuse või lähed kohe all in, et saad kõik vitsad kätte ja siis tead, et kas see on sinu jaoks ja kas sindaga tasub tegeleda või mitte? Ma arvan, et kõige parem esimene objekt oleks siis, kui sa saaksid kuskilt leida objekti, mida saad osta turuhinnast alla ja siis kohe maha müüa. Et see oleks selline nagu harjutus. Et midagi ei tee? Ei midagi ei tee.
võib-olla imed tolmu natuke, teed paremad pildid ja siis müüd maha. On sul soovitusi, kus selliseid objekte leida? Ma otsin ka päris kaua juba. Ega praeguse turu olukorraga vist peabki selliseid objekte ostma, muidu ei saa. Muidu ei tule Excel välja või? Jah. Julia? No tegelikult ma andsin juba oma soovitused, et vaadake kõik oma vanemate varad üle, suvilad asjad, et teinekord leiab sealt sellise pärli, et saab flipida juba. Me vist alguses ei rääkinud sellest, kus piirkonnas teie tegutsete. Kus te flipite? No kui uskuda siin Tõnu Toomparki, ta aastaid, ma ei tea, kus ta on aastaid rääkinud sellest, et Tallinna turg kasvab ikkagi samas rütmis, samas trendis ja kui, nii palju kui mina olen jälginud siin viimased, ma ei tea, 5 aastat, siis täpselt nii see ongi. On teatud erandid, mis on seotud suuremate tehingutega või tehingu arvuga, aga tegelikult turg kasvab proportsioonis. Flippida tuleb seal piirkonnas, mida sa kõige paremini tunned. Et kui sa ise elad Mustamäel, sa tunned seda turgu, siis on tark seal teha. Minu lemmikkoht on muidugi kesklinn, aga olen teinud nii Mustamäel kui Lasnamäel ja Õismäed üritan välistada praegu. Mis see põhjus on? Põhjus on selles, et kuna Õismäel on väga palju uusarendusi, et vahepeal oli sinna natuke lihtsam ehituslubasid kätte saada ja siis Õismäel on väga palju tõesti valmis kortereid, mis on arendusest valmis ja sa selle flippimise renoveeritud korteriga tegelikult konkureerid uue korteriga ja see on selline, ma ei taha seda konkurentsi. Ma ise olen elanud Mustamäel, seepärast suurem osa flippidest on käinud seal Mustamäel. Kesklinnas ka natuke, Kristiines. Mis objekte te otsite, on need 2-toalised, 3-toalised või on see, et ainult üks kindel planeering, ma tean, mis mind ees ootab, ma tean, mida peab tegema, Excel on paigas või ei ole seal vahet? No mul on kindel 3-toaline peldik. Mida ma hiljem teen. Mitte peldik ei ole 3-toaline, aga korter on 3-toaline, aga ta on peldik. Jah. Hea täpsustus. Ja muidugi turuhinnast alla. Ja mul enamasti on olnud 2-toalist, aga on ka 3-toalisid olnud, mida oleme samamoodi 4-toalisteks ümber ehitanud. Aga põhimõtteliselt ma vaatan objekte ja siis samal hetkel ma pean ära hindama, et mis on selle objekti potentsiaal. Midagi peab olema, et sa suudad väärtust tõsta siis, kui sa lisad mingisuguse väärtuse selle korterile, et kas köögi ümberviimisega õnnestub tekitada lisatuba, mingid väga head garderoobid kuskile, midagi peab olema, et mõni planeering on selline, et võib-olla on 60 meetrit, aga 2 akend ja sa ei suuda sellest mitte midagi tarka nagu teha. Aleksei, sa oled oma jutus mitu korda välja toonud, et tuleb osta turuhinnast madalamat. Mis need sinu nipid on, kuidas need objektid leida ja kätte saada? Kas sul on mingid, ma ei tea, näpud sahtli vahele meetodid ka, mida sa kasutad, nendest võib-olla räägi, aga need, mis jäävad nagu? No kõige lollikindlam on ikka võtta 100 korterit ette ja siis jalgsi käia ja pakkuda hinda. Üks kindlasti vastab sulle positiivselt. See on esimene ja teine on siis teiste flipijatega suhelda, et nad ise kogu aeg otsivad neid objekte ja mitte kõikidel on kogu aeg antud hetkel raha olemas. Ja siis 5 soti eest nad võivad sulle edasi anda selle objekti. See on viimati ma olen suuremas osas niimoodi võtnud objekte. Enam ise ei jookse. Siim, Aleksei ütles enne, et ta teeb hobi korras ja 5 objekti on maksimum. Julia ütles, ta teeb 10. Tead, kust vahe tuleb? Aleksei jalutab 100 korterit läbi. Ja tema on see inimene, kes sulle need low-ball offerid meili peale saadab. Mulle. Õnneks mulle ei ole tulnud ühtegi. Aleksei poolt ei ole, neid kirveid ei ole tulnud. Aga Julia, kuidas sina objekte otsid või leiad? Mina kahjuks ei oska niimoodi, et ma ei oska jalutada? Ei oska väga alla turuhinda pakkuda, et ma vaatan mulle küll pakkusid, käisid vaatamas korterit. No ma lootsin, et ma sinuga jõuan kokkuleppele, aga näed, ei jõudnud, on ju. Et ma käin vaatamas ainult neid, kus hind on juba suht lähedal. Et alati proovid sinna 2-3-5 tuhat võib-olla alla saada, on ju,
aga ausalt mul ei ole õnnestunud, sellepärast et ma käingi vaatamas ainult neid, kus hind on juba väga-väga adekvaatne. Flippimise puhul on üks põhiküsimus alati see, et kui palju ise teha ja mida ise teha. Kui palju teie mingitel hetkedel oma kätt külge panete ja mida te teete? Vastab Julia siis esimesel. No mul on selles ots, et ega see käe külge panemine algabki sellest otsimisest, kuna kogu protsessi peab ise ära tegema, alates ostuhetkest kuni müügihetkeni, siis see ei ole selline, ma ei tea, tööriistad käes töö, on ju, aga tegelikult sa pead ju kogu aeg vaatama, mis turg teeb, et isegi siis, kui sa ei otsi korterit, sa vaatad kuulutusi, et kogu aeg jälgid ja vaatad, mis toimub. Alustan planeeringust, et kui ma otsin potentsiaalset objekti, siis ma kohe vaatan, et mida annaks planeeringus muuta, ma teen ise planeeringuid, on ju, plaane, ja see on mul selline võib-olla suur eelis ja lõpetan siis sisekujundusega, et see on ka, siis kui remont on valmis, siis on minu etteaste. Muidugi siin on see timing ka, et kui hakkab juba valmis saama, siis tellid köögi, garderoobid, on ju, et ajas olla nagu hästi-hästi, et võimalikult vähe aega kuluks selle projekti peale. Ma ütleks niimoodi, et samamoodi, vaid ise ei oska joonistada kahjuks. Seepärast kasutan arhitekti, sisearhitekti. Ma võin joonistada seda. Jah, Tasus tulla. tasus tulla. Niimoodi luuakse siin festivalil kontakte. Ega me Siimuga ei sama öelda, et network'iga ja käige ja suhelge inimestega, no näed. Niimoodi toimib just. Ja siis remondiga ise pole kordagi tegelenud. Ainult pühkimine ja siis võib-olla natuke autoga sõit. Mõtlen, kuidas siia lavale sellised siidinäpud kõik satuvad täna, et võiks ju kinnisvaras osata midagi, mingit tööriista käes hoida. Aga muidugi see Excel matemaatika, plaanimine on kõik minu töö. Ja riskid muidugi ka minu peal, sellepärast. Siim on selles mõttes puudutatuna tunneb, et tema on see loll, kes teeb ise kõik, on ju. Aga see selleks. Ma tahaks korra tulla tagasi siin objektide leidmise juurde, et üks asi on see, et jalutada läbi need ja teha pakkumisi, aga sa pead teadma ka, kuhu sa jalutad. Et üks variant on alati portaalid, aga kas teil on mingid sellised salanipid ka, mida te olete nõus täna jagama, et panete kleepsusid uste peale või postkastidesse midagi või? Ei, mina küll selliseid asju ei tee. Ei, kindlasti mitte, aga lihtsalt kui sa oled juba selles valdkonnas, siis teinekord juhtub nii, et objekt leiab sind ennast ise. Et näiteks üks inimene proovis ka flippida, vahepeal midagi seal juhtus, on ju, ei suutnud ja siis pakkus mulle, et kuule, kas sa tahad jätkata selle objektiga, et näiteks sellised case'id. Ja kui sa oled selles valdkonnas, siis on palju kontakte, kõik teavad, et mulle võib pakkuda, palun pakkuge, on ju. Et nii see käibki. Oleks teil ka mingid nippe ei ole? Täiesti nõus, 100%. Need portaalid lahti ja? Mul on üks hea nipp. Uusmaa Pro maakleritele võite kirjutada, meil liigub selliseid objekte niimoodi ka, et avalikku pakkumisse ei jõuagi, nii et kirjutage meile ka ja kui midagi tuleb, saame võib-olla välja pakkuda enne, kui kuskile avalikku läheb, nii et. Anna veel algisele sõna. No tuleb kasutada seda võimalust. Üks veel väga aktuaalne küsimus flippimise puhul on see, et kust leida raha. Võib-olla Ergo mõtlusel seda probleemi ei ole, aga ma arvan, keskmisel investoril siin saalis on. Kust leida flippimise jaoks raha ja kuidas teie selle finantsküsimuse enda jaoks olete lahendanud? No ma arvan, et turul on väga palju raha, et kui me kuulsime siin eelmist kõnelejat, on ju, siis ta räägib mingitest miljonitest, on ju, et neid miljoneid leiab veel. Pigem on küsimus selles, et suure laenu võtmine on tegelikult suur risk, et tuleb hoolikalt kaaluda, et kas sa kannad seda riski, et sa pead ikkagi väga turvaliselt ennast tundma. Mina olen finantsinimene ja mul on lihtne võib-olla rahaga toimetada ja mina laenan ikka nii palju, kui antakse, et ma proovin saada korterile LTV-d 100%, see on selline täiesti basic level ja mõnikord, kui õnnestub, siis on 120 ka. Ja raha ma saan erainvestoritelt, selles suhtes nad on osaühingud, aga inimene on seal taga, kellega on juba selline usaldus tekkinud ja nii ongi. Remondiks tuleb siis omakapitali ja remont, intressid, finantseerimiskulu sisustamine, et selleks peab siis omakapitali olema.
mis laenutoodet sa kasutad, see on mingi bulletid siis või kuidas? Isegi me oleme samm edasi läinud, meil on selline nagu raamleping, et on aastane leping ja mida kiiremini ma suudan siis objektide vahel leida järgmist objekti, siis seesama raha on kogu aeg töös. minu puhul enam-vähem sama skeem, lihtsalt kui 2022 alustasin, siis plaan oli see, et mitte kasutada oma raha, proovida mitte kasutada oma raha. Siis võtsin sõprade käest ja siis sain hakkama. Kas need sõbrad on siiamaani alles? Ja. Seda teatrietendust olete näinud Armastus 3 apelsini vastu või? Mis Pantaloone ütles seal? Ainukene asi, millega peab arvestama, on see, et siis on tootlus madalam. Et kui tahad kõrgemat tootlust, siis on vaja maksimaalselt palju oma raha kasutada. Et 10% 150 000, kui sa võtad pooleks aastaks, on juba suur summa. Nii et peab sellega arvestama. Seepärast, kui ma kasutan kellegi teise raha, praegu püüan maksimaalselt kasutada oma raha. Kui kasutan teiste inimeste raha, siis flipimise aeg peab olema maksimaalselt väike. Praegu on see eesmärk 8 nädalat, võtmed. Ma natuke parandan võib-olla, et kasum on siis kindlasti kõrgem, kui sa kasutad oma raha, aga tootlus on just kõrgem siis, kui sa kasutad võõrkapitali. Okay. Sest oma raha ei ole mängus üldse. Ja mida vähem sul tegelikult oma kapitali mängus on, seda rohkem protsentides sa teenid, aga loomulikult reaalselt füüsilist kätte jääb vähem. Aga andke mõned nipid, kuidas leida kas siis need sõbrad või lihtsalt väikeinvestorid, kes võib-olla esialgu ei olegi tuttavad, kuidas leida see nii-öelda raha üles. Et Julia, sa alustasid oma eelmist vastust, et raha on igal pool väga palju. Kuidas see üles leida? No kõige lihtsam viis on võib-olla see, et otsige sõprade seos selliseid sõpru, kes tahaksid ka midagi teha, et pange esialgu nagu rahad kokku, et tehke see ühisprojekt kõigepealt, ma ei tea, 4 peale, 5 peale, et see on võib-olla selline kõige targem soovitus, millest alustada. Ja no kindlasti sõbrad annavad siis, kui nad usuvad sinusse, et sul peab olema mingisugune edulugu selleks, et nad hakkaksid usaldama sulle enda raha. Kust see edulugu tuleb, kui varem ei ole teinud? No tulebki kuidagi teistmoodi alustada. Aleksei, sa tahtsid lisada midagi? Lisada võiksin seda, et täna õhtul vaata, meil on see networkingu event, kus on Peeter Pärtel. See on väga palju inimesi, kellel on raha. Et minge sinna ja küsige nende käest. Mõelge siis välja ka, kuidas te rahale lähenete, et päris võib-olla kohe peale lennata ei ole kõige õigem, aga väga hea märkus. Kell 9 sealsamas kaminasaalis teie selja taga, sellesama maja või sellesama hoone, see teine tiib, siis ütleme nii, on see kinnisvara networking, nii et raha ootab teid seal. Millist tootlust te otsite oma projektidelt ja kas see on kuidagi ajas muutunud ka, et süües kasvab isu või on kogu aeg siin 20%? Pigem vastupidi, et turg dikteerib praegu, et ütleks niimoodi, et praegu on see flipimine on Eesti rahvussport äkki, kas niimoodi võib öelda, et kui vaatan iga päev tulevad mulle uued kuulutused KV-st, siis iga päev on rohkem ja rohkem neid flipitud korterid ja võib-olla tulevikus neid tavalisi objekte ei tulegi. Nii et see konkurents kasvab, seepärast see ootus on ka madalam praegu. Ma ütleks niimoodi, et 10–20% võiks olla see ideaalne ootus ühe objekti puhul. Et kui võtad 150 000 eurot 1 aastaks ja jõuad seda 3-4 korda flippida aastas, no siis saadki oma 30–60% aasta tootluse, jagad oma sõpradega laiali need intressid ja siis kõik on rikkad. Ja no kuna siin on hästi palju finantsinimesi koos, siis mina julgen öelda, et ma jähin 100% tootlust oma kapitalile. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kuna mul enamus rahast on laenutud raha ja seda intressi ma pean ikkagi projekti kuluks ja kuna mul enda raha on vähe mängus, siis ma loodan sellele saada protsentidest siis suurt kasumit. Ja minu eesmärk on siis suuta sama rahaga teha 3 projekti aastas ja no, siis enam-vähem nii tulebki, et kui üks projekt teenib mingisugune 30%, siis kui sa suudad 3 korda aastas teha, siis ongi 100% käes.
aga see on minu eesmärk, aga ausalt, ma ei ole selleni jõudnud, et on kuhu minna veel. Vajab veel harjutamist. Jah. Korraks vahepeal võtan tähelepanu, workshopi see QR-kood pandi uuesti, et kellel veel ei ole, skännige, kirjutage küsimusi, et siis 10 minutit on meil veel minna ja siis varsti hakkame vaatama, mis põnevad seal küsitud on. Aleksei tõi välja või sa tõid välja, et järjest rohkem sa näed portaalides flipitud kortereid müügile tulemas, et mina eeldan sellest, et konkurents tiheneb. Mis on teie need mingid 1, 2, 3 nippi, millega teie teistest flipijatest tahate eristuda? Mis on see teie nii-öelda touch, mille te juurde annate, et see koduostja just teie korteri valiks? Minu puhul on remondi kvaliteet, on see number 1. Et need korterid, mida mina müün, need on peaaegu uus arendus. Ma mõtlen seda, et see kvaliteet on maksimaalselt kõrge. Kõik põrandakatted on väga kallid, kõik uksed on kallid, mööbel on kvaliteetne. Et hind võib erineda kuskil 5000 eurot, aga mul on kvaliteet on tunduvalt parem. See ongi minu eelis. Ja ma otsingi selliseid peresid, kes ostab siis paremat lahendust endale. Ehk siis nii-öelda selline high-end lahendus või veidi luksuslikum, jah? No, ta ei ole luksuslikum, ta on lihtsalt parem kvaliteedi pärast. Ja no minu eelis on see, et kuna ma olen selline sisekujundushuviline, siis minu eelis on see, et me alati möbleerime kortereid, stage'ime ja mul on kõik korterid sellised ainulaadsed ja unikaalsed, et proovin alati igas korteris leida mingit tugevust ja seda siis kuidagi rõhutada ja esile tuua. Kui te peaks välja tooma mingi, ma ei tea, 1-3 kõige valusamat õppetundi, mis te olete saanud flipimise käigus, siis mis need kõige karmimad ämbrid on, mille kolistamist siis need, kes veel ei ole alustanud, võiksid üritada vältida? Emotsioonid on kõige suurem probleem. Et kui lähed nagu Siim, põsed õhetavad ja vaatad, et jube hea objekt ja armud ära ja siis... Excel on number 1 alati. Excel on number 1. Number 2, vaata seda hoonet, kus sa ostad. Et korter võib küll olla hea, aga hoonega võib olla erinevaid probleeme. Suhtle kindlasti korteri ühistuga. Et minu arust kõige suuremad probleemid tekivad seal, et ei saagi vett välja lülitada või püstakut välja vahetada. Siis vaata piirkonda ka, mis piirkonnas asub see maja, kas inimesed tahavad seal elada. Mul just üks flipikas müügis enda oma. Läksin Lasnamäele, kus varem pole teinud. Mõtlesin, mis seda on, sest nüüd seisab. Et selles mõttes on hea märkus. Ja loomulikult ma nõustun kõige sellega, ei hakka kordama. Ja ma võib-olla ütleks niimoodi, et mõni korter ongi selline, sa ei saagi aru, mis seal viga on, et väga okei hinnaga oli ostetud, väga okei remont, eristub, näeb hea välja ja lihtsalt ei ole huvi. Ja mõni korter, mille osas sa oled kõige rohkem kartnud, et huvitav, kuidas nüüd sellega läheb, see läheb nagu 2 päevaga. Aga see ongi sellepärast, et tegelikult sul tõehetk ongi see closing, et sul piisab ühest ostjast, et see projekt oleks kasumlik. Ja kui seda ostjad ei tule teatud piiri peal, siis see ongi nagu põhimõtteliselt kogu töö, see väärtus läheb nulli. Kogu töö väärtus nagu nullib ära. Kui kaua te kõige kauem siis ühte oma flipi objekti olete müünud ja mis siis lõpuks selle ostja tõi? Mul on just praegu üks selline korter, mis on ilmselt erinevatel põhjustel remont venis. Tegelikult see müügiperiood oli võib-olla natuke üle 2 kuu. Et see ei olnud nagu väga pikk, aga minu jaoks see oli ikka pikk aeg. Ja korteri pani käima nagu müüki pani liikuma ikkagi hind. Et selline pidev hinna langetamine ja... Minu puhul on olnud kõige pikem müügiperiood kuskil aasta aega. Ja see oli mu esimene ja viimane flop. 3 korterit korraga ühes majas. Ostsime ühe suurema korteri, jagasime ära. Ja siis ei saanud müüa. Keegi ei tahtnud. Aasta aega. Õnneks lõpuks tulid inimesed, aga see tootlus oli negatiivne meie jaoks. Aga mis sa sealt õppisid siis? Ma mitte kunagi enam ei osta korterit puidumajast. Et mul puudub see kogemus, et meil oli seal, võib-olla võib isegi raamatut kirjutada ainult sellest majast, kui palju seal probleeme on olnud.
katus peaaegu kukkus 3 korda ja nii palju probleeme. varjatud puudused on mega kuum teema olnud viimased pool aastat, aasta aega, ma ei tea, et nagu ainult räägitakse sellest. Kas ja kui palju see on teie tegevust mõjutanud nende remontidega, mida te teete? Minu puhul on siis niimoodi, et ma tean sellest teemast väga palju ja siis kogu aeg, kui ma müün korterit või objekti, siis ütlen ostjale, et juhul, kui võiks tekkida mingi probleem, siin on minu telefon, email, kohe helistage. Ja siis siiamaani kõik objektid, tegelikult kõikide objektidega on olnud garantiijuhtumid. Ja siis me oleme proovinud paari päevaga neid ära lahendada ja siis ei olnud probleeme. Et kui vältida neid suhtlemisprobleeme, siis on okei. Ma olen jah suures osas nõus, et põhimõtteliselt kui karta seda teemat, siis ei tohi üldse sellesse valdkonda siseneda, sellepärast et see risk on tõesti suur. Aga kui see potentsiaalne või see päris ostja ei ole tegelikult pahatahtlik, siis ma ikkagi usun samamoodi, et kõiki asju saab lahendada, saab kokku leppida ja tegelikult ei ole ka tema huvi, kui ta ei ole pahatahtlik jurist. Siis kas sa panid võrdusmärgi sinna vahele? Kui ta ei ole pahatahtlik jurist, siis annab igas asjas kokku leppida ja loomulikult korda teha, kui midagi on välja tulnud. Kusjuures varjatud puuduste küsimus oli ka workshopis kõige populaarsemaks hääletatud küsimus. Kõigepealt suur aplaus teile iseendale, te olete väga aktiivsed küsijad olnud. Kiire aplaus! Tundub jah, et inimesed on üles ärganud. Ja võtame siis workshopist veel mõned küsimused siia. Kuidas saada aru, et korteri hind on alla turu hinna? Sul peab olema sõber hindaja. Või hea nina nagu Julial? Selles suhtes, et jah, et turu tundmine on ikkagi see, mis sul ei ole ju ostuhetkel hindajad kaasas, et sa pead ise hästi kiiresti nagu reageerima. Ja. Või olge nagu Ergo mõttus, olge hindaja, maakler ja investor, kõik. Ja arendaja. Kas te ostate pankrotivara ka? Ei. Miks? No ei ole vist see ei sobiks vist ilmselt minu iseloomuga kokku, et ma hakkan kedagi sealt välja tõstma korterist, mingeid õnnetuid lapsi, peresid, et kindlasti mitte. Et me oleme küll ostnud selliseid korterid, mis on juba korda tehtud, inimesed on juba sealt välja tõstetud ja teatud inimesed siis sellist likvidaatorit müüvad, aga siis sa ostad juba lihtsalt tavalise turul oleva objekti. Samamoodi, mul ei ole selliseid kogemusi, et selliste inimestega tegeleda. Ja ei viitsi ka, ei julge ka. Siin on küsimus finantseerimise kohta. Mis intressiga te siis sõpradelt ja tuttavatelt ja investoritelt laenu saate, et kas panga intress ei oleks soodsam? Panga intress oleks kindlasti soodsam, aga panga laenu kasutamine paneb nii palju piiranguid. Esiteks ma olen juba maininud, et ma jahin kõrged LTV-d. Panga LTV flipimise peale oleks mingi 70%. See on siis pangalaenu osakaal varaväärtuse suhtes. Mina sooviks osta niimoodi, et mulle antakse raha terve selle korteri ostu peale ja mul intress on küll kõrgem, aga läbi selle mul jääb oma kapitali rohkem kätte, ma jõuan rohkem korterit teha. Aga pangalaen on kindlasti soodsam, jah. Julia, sina tegeled sisekujundamisega, see on sinu kirg, et kui palju see annab hinnale juurde? Väga palju. Jah, ma ei oska seda rahas mõõta, aga see on võib-olla ka selline hobi, mis tegelikult ma tunnen, et ma teen midagi hästi, et kui mingist peldikust on saanud uhke korter ja loomulikult eelnevalt juba valin, et see maja oleks ka okei, et trepikod oleks juba okei ja asjad oleksid seal majas korras, siis tegelikult see annab nagu hästi sellise hea tunde, et ma loon mingit väärtust. Siin on väga palju häid ja väga konkreetseks minevaid küsimusi, küsitakse suisa konkreetselt, mis on kõige paremad sisustuspoed. Need inimesed, tulge, ma arvan, võtke ja Julia käest sealt jutu järgi üle pärast meie paneeli. Ja Julia oma Instagrami kanali ka väga aktiivselt jagab hästi põhjalikke näpunäiteid, otsige üles. Nii et... Julia.kangro.
kes veel ei tea, siis palun, olen väga rõõmus uute jälgijate üle. Viimane küsimus siit workshopist. Kuidas te remondi korral lepite ehitajatega kokku? Kas panete hinna kohe alguses paika või maksate tunnitöö alusel vastavalt kulunud ajale? ma olen proovinud mõlemat pidi, aga raha teenitakse siis, kui on ikka kokku lepitud. Muidu siis teenib ainult ehitaja. muidu tuleb neid suitsupause, tekib rohkem. Nad oskavad sealt välja pigistada väga palju tunde. Jah, et siiamaani ma olen alati alguses leppinud kokku, aga kuna ma nüüd kaalun inimese tööle võtmist, siis võib-olla ühe objekti puhul siis katsetaks seda teist skeemi. Aga see tähendab seda, et peaks rohkem kohal käima, rohkem kontrollima, rohkem jälgima, leppima kokku, et mida sa teed täpselt selle nädala jooksul ja siis veenduda, et need tööd on tehtud. Nii, publik, palun 2 minutit, kiired küsimused. Nii, siin ees on üks küsimus ja siin kohe teine ka, et saame siit. Aitäh väga praktilise vestluse eest. Küsiks niimoodi, et kas teil on uue objekti kuulutuses midagi sellist, millega te nii-öelda teate, et selle objektiga võiks edasi töötada, et ma ei tea, lilla sein või peldikul võib-olla ei olegi seina, et selle objekti siis võiks üle nuusutada? Ma ütleks, et selles äris, nimetame siis niimoodi, määrab ainult hind. Et sa lähed nagu nii remondiga, sa lähed korraliku remondiga, et mis tähendab seda, et kui seina peab lihtsalt üle värvima või siis vanaema seina tuleb üle värvida, et tegelikult see hinnavahe on nii väike seal, ikkagi loeb ostuhind, mida odavamalt sa suudad osta korterit, ükskõik mis seisus, seda parem on. Nõus. Väga hea, ja teine küsimus, kus meil oli siin käsi püsti. Siin on ja vaatame, kas jõuame. Tere, kuidas 17-18 aastasena alustada flippimist? Hea küsimus. Hea küsimus. Ma alati soovitan noortele kasutada esimesel võimalusel kodulaenu võimalust. Et osta esimesel võimalusel, kui te lähete tööle, tekib esimene töö, mingisugune pool aastat on juba olnud, siis proovida pangast õnne, et mis korterit te saaksite osta. Tegelikult ei pea nagu selles korteris elama, te võite elada kuskil üüripinnal vanemate juures, aga see on kõige kiirem viis omada kinnisvara, mis hakkab ajas kasvama ja kapitali teile tekitama. Õpi olla hea suhtleja ja leia endale rohkem sõpru, kes on aktiivsed, siis nendega koos mõelge välja, kust vanemate käest või sõprade käest see raha kokku saada esimese objekti jaoks. Kui raha ei ole, siis peab olema hea suhtleja või just. Väga hea, aga ma arvan, et meie panelistid nõustuvad, et anname noorele tulevasele flipihundile, anname kinnisvarajuttude kruusi parima küsimuse eest, saad väikeseks inspiratsiooniks siis hommikuse tee sealt juua. Meie täname, ma arvan, publik tänab ka, suur aplaus siis Julia ja Aleksei. Nii, väikesed meened ja meie lähme kohe oma juttudega siin edasi. Saadame flippimise panelistid